Tere tulemast tagasi siis minu kanalile, minu head vanad fännid ja sõbrad ja tere tulemast ka uutele. Olen Auli ja kuna täna on 2. juuli, siis ma olen natukene jännis ka siin. Ma tahtsin tegelikult teha selle video juba paar päeva tagasi, aga mis teha, lihtsalt ei ole aega olnud ja kuna raamatupidajatel on siis see kõige kriitilisem aeg kuni 30. juuni, siis ma lasin lihtsalt selle aja mööda ja nüüd ma teen teile siis selle video, mida toob juulikuu. Ma ise ka väga ootan, mida see siis toob. Ja tuletan teile veel meelde, et tegu on kollektiivse lugemisega, kollektiivsete energiate vaatamisega ja see ei ole üldse see, mis tegelikult teil endal isiklikult on. Ja kui te soovite isiklikku kaardi lugemist, siis minu meiliaadress on siin selle video all ja siis vaatame juba päris teie personaalseid energiaid, kui teil on soov muidugi selleks. Ja mis me siin ikka pikalt heietame, hakkame siis pihta ja vaatame, mida üldse see juulikuu siis nagu, millistes energiates on juuli ja mida toob siis nagu juulikuu, mida on oodata. Nii, ja vaatame siis kõigepealt siis nende uuemate taaro kaartidega, mida siis juulikuu 2025 meile toob. Paneme siin lihtsalt üksinduse energiat muuseas on ja hästi palju. Hästi palju on seda üksinduse energiat siin. Mingeid võitlemisi. Mõõgad on üleval ja nii 4 ja paneme siis 5. Midagi tuli suurt arkaani ka veel. See rida lõpeb siin suure ja väikese arkaaniga. Üldiselt tegelikult ongi niimoodi, et see juulikuu kipub olema selline nagu tunnetest vaba või ma ei saa nüüd niimoodi öelda, et tunnetest vaba, aga nagu selles juulikuus on nagu ole üleval nagu mingid teised asjad. Et siin ei ole tegelikult nagu mingeid suuri tundeid ega mitte mingeid suurte tunnete alustamist. Siin on küll tegelikult üks karikate kuningas, mis on tegelikult suhetes äärmiselt hea kaart. Aga pigem mina tõlgendaks siin seda rida niimoodi, et väga paljud inimesed üldiselt sukelduvad sellesse heremiidi kehastusse ja seda on lihtsalt vaja. Väga paljudel inimestel on praegu vaja vaadata iseendasse, tuua välja enda valukohad. Neid ei ole vähe siin. Ja hakata ükskord mõtlema seda, mida meie tegelikult tahame ja kuhu me tahame jõuda. Ja võib-olla rohkem oma nagu sellise sisemise vaatluse põhjal me saaksime jõuda nendele järeldustele, mida me oleme nagu võib-olla teinud valesti. Ja just selle juulikuu märksõna on eneseanalüüs. Ja paljud unistavad muidugi siin selles King of Cupsist, aga praegu ta siiski on unistus. Ja ma ei näe nagu mingit konkreetset suhet, mis tuleks. Pigem on mingid sisemised võitlused ja sellest ka siis kaks mõõkade kaarti, mõõkade 7. 7 on alati ühesõnaga nagu mingisugused illusioonid, vaatamine sinna, kus tegelikult või nägemine seda, mida tegelikult nagu reaalsuses ei eksisteeri. Ja praegu tuleb see eriti mõõkade 7 tuleb välja see eriti tugevalt. Väga mingite suurtes kammitsates olete ja seda näitab mõõkade 2. 2 on alati valikud ja silmad on kinni seotud. Imeõrnad on need niidikesed, mida need linnud siin kinni hoiavad ja tegelikult oleks väga hea ja väga lihtne sellest tegelikult välja astuda ja jõuda siis alustate seda juulikuud, eks ole, üksindusega
ja teete läbi selle valu, need valikud ja jõuate maagiseisusesse, mis on tegelikult hästi maagiline, eks ole, maag on maagiline ja maag parandab. Nii et selle järgi võib praegu ikkagi nagu väga julgelt öelda, et te otsite iseennast, aga te leiate selle läbi võib-olla mitte liiga kerge teekonna. Ja ma ütleksin tegelikult isegi nende võitluste kohta niimoodi, et hästi paljud inimesed suruvad nagu seda võitlust alla, aga seda ei ole tegelikult vaja teha. Kui te tunnete oma hinges ja kui te tunnete oma sees, et te peate oma sisemiste teemonitega, sisemiste millega iganes võitlema, siis tuleb võidelda. Sest praegu seda näitab kaart, et te jõuate juulikuus läbi tegelikult nende keerukate olukordade ikkagi iseendani läbi selle üksinduse. Ärge nüüd mõelge siin niimoodi ühesõnaga, et kellel on suhe, loomulikult, et see suhe ei purune, eks ole, ja kellel on suhted, aga see on lihtsalt niimoodi, et inimene peab nagu väljuma, et juulikuus olete kõige tähtsam asi, kõige tähtsam persoon maailmas oma elus, teie. Teil võivad olla lapsed, teil võib olla supermees, perekond, aga see endasse tõmbumine on, juuli on puhastamise kuu, juuli on puhastumise kuu ja kuigi juuli on nagu kõige ilusam suvekuu, eks ole, aga praegu see niimoodi näitab ja juuli on ka tegelikult hästi palju, on juulikuus materiaalsust ja üldse niimoodi, et kuigi siia ei tulnud mul ühtegi müntide kaarti, siis hästi palju on sellist üleval selliseid, võib-olla ma ei tahaks öelda, et probleeme, aga te mõtlete nagu juulikuus rohkem nagu iseendale kui sellele kõigele muule. Ja ma ütleksin, et praegu see King of Cups, eks ole, ühesõnaga see müntide või karikate kuningas, et te tõusete tegelikult ise sellest, no kui vaatavad mehed, eks ole, ühesõnaga siis pöörake ringi, aga tegelikult enamus ju vaatajaid on naised, et te tõusete nagu sellesse karikate kuninga nagu sellesse seisusesse. Seepärast, et kuningad ei pruugi alati tähendada ju mitte mingit inimest, vaid see võib olla ka väga vabalt teie energia. Ja tundub, et selles juulikuus hästi paljud naised on hästi suuresti selles meesenergias, aga see on väga, väga kena ju, karikate kuningas ja üldse karikad on ju suhete suhtes väga, väga maagilised ja väga, väga suurepärased oodatud kaardid, aga siin tegelikult ei ole nagu eriti, ma ei näe siin suhteid ja üldse suhete alalist teemat. Võtame natukene edasi siis nende teiste tarokaartidega, mida see juulikuu siis meile nagu toob. Jälle transformatsioon, see on tõesti see täiesti rida, me peame minevikust lahti laskma. Näete, korduva kaart, mõõkade 7. Nii, ja võtame siia ühe kaardi veel. Ja lõpptulemus on ikka hea. Natukene mingisugused peod ja no on suvi ju loomulikult, mis me siin siis räägime. Millal me siis veel pidutseme, kui mitte suvel ühesõnaga. Hästi paljud, ma ütlen veel kord, et see on kollektiivne lugemine ja see ei pruugi kõikidega resoneeruda ja kui see tõesti üldse teile ei sobi, siis ärge seda vaadake, pange see video kinni, väga palju juulikuu prognoose on teinud ka teised kaardipanijad siin video või selles YouTube'is. Ja selles ei ole mitte midagi imelikku ja vaadake siis neid. Ja see on järjekordselt väga suure transformatsiooni kuu. See ongi niimoodi, et hästi paljud inimesed vabanevad täielikult enda minevikust. See on minevik. Te peate tegelema, no siin ongi ühesõnaga niimoodi. Ja maagi selle eremiidi alla tuli siis surm. Te lihtsalt peate hakkama tegelema iseendaga. Te lihtsalt peate, te leiate endast selle jõu ja te peate selle võitlemise lõpetama. Sellepärast, et see tee tuleb lihtsalt läbi käia. Me ei saa enam edasi lükata mitte ühtegi asja, mis on meie enesearengus
vajalikud, me ei saa seda lihtsalt edasi lükata, sellepärast et muidu ongi niimoodi, et tuleb torn. Õnneks siin ei ole torni, sest kui torn tähendab seda, et kui me ise mitte midagi ei tee, siis tehakse lihtsalt midagi meie eest ära. Hästi suure transformatsiooni kuu. Te leiate aega tegelikult seal selles üksinduses. Ma kordan veel kord, see ei tähenda füüsilist üksindust, eks ole. Teil võib olla peresõbrad kõik juures, aga te tunnete, et te vajate aega endale ja te leiate selle jõu. Te leiate tõesti selle jõu ja te vabastate tegelikult ise endale ootamatult väga paljud sellised asjad, mida te ise tegelikult üldse nagu olete alla surunud ja mida te tegelikult enam ammu isegi ka võib-olla oma mälestustes ei kandnud. Aga need tulevad pinnale, need tulevad välja ja need tulevad välja läbi selle, mis on eriti tugevalt, eks ole, see mõõkade 7. See on ikka, see on samas tähendab ka seda ühesõnaga, et teil on need mõõgad käes, te olete korjanud need 5 mõõka enda kätte, 2 on püsti seal taga ja te olete õudselt valmis millegi eest võitlema. Aga tegelikult siis te avastategi, et ma ei peagi tegelikult nii palju võitlema. See pole vajalik lihtsalt. Ja juulikuu on jah niisugune mõnus kuu tegelikult ka teises mõttes, et kuigi väga niisugused, ma ütlen ausalt ära, väga rasked energiad on tegelikult üleval ja seda nii planeetide seisukohalt kui ka üldse. Ma ei tea, miks see niimoodi on, tavaliselt suvel nagu ei ole nii palju selliseid negatiivseid või ma ei tahaks isegi öelda, et need on negatiivsed, aga ühesõnaga niimoodi, et mitte need, mida me võib-olla tahaksime ja armastaksime, et need energiad meis ja meie ümber on. Aga on ka pidustusi, on ka selliseid natukene liialdamisi toiduga. Šašlõkki tehakse hästi palju igal pool. Mul siin kodu, kuigi ma elan korteris, siis ongi niimoodi, et eile õhtul ma tulin just ühelt laulupöörituselt ja siis tuletoomiselt ja tegelikult oli ju alles teisipäeva õhtu. Ja siis, kui ma siin oma maja juurde keerasin, siis oli selline grillliha ja šašlõki lõhn tuli. Et see oli lihtsalt, see on nii mõnus tegelikult, see käib suvega kaasa. Aga vaadake, et te siis liiga palju ei liialda, eks ole. Et te siis ikkagi natukene ka peate piiri ja vein ja peod ja šašlõkk ja suvi ja välietendused ja välikontserdid ja sellepärast, et see 1 kuu meie imelisest Eestimaa suvest on ju minevik ja meie selja taga. Ja siis ja tegelikult ju jube külm on olnud. Aga nüüd praegu viimased päevad on siis väga, on natukene teistsugused olnud. Nii et jah, see on nagu endasse vaatamine, meil taas ei tulnud siia ühtegi münti, aga ma tunnetan seda ise väga sõnaga, et see on hästi palju just hästi suurte materiaalsete otsust nagu selline kuu. Ja kuigi praegu siin seda välja ei tulnud, siis pöörake nagu, see tuleb mul nagu taju või vaistu pealt, et pöörake hästi palju tähelepanu tegelikult oma rahalistele asjadele. Ja kui te soovite nagu midagi investeerida või oma rahalisi võimalusi suurendada või mingid fondid või ma ei tea nendest tegelikult, kuna ma olen raamatupidaja, ma ei tea tegelikult nendest asjadest absoluutselt mitte midagi. Investeerimine on minu jaoks väga keeruline teema, kuigi mul on mõned kliendid ka, kes tegelevad investeerimisega, aga siis ma lihtsalt võtan kätte ennast ja siis viin asjaga jälle uuesti kurssi. Aga isiklikult ma ei ole ühtegi fondi investeerinud, aga ma ei ole teinud ühtegi investeeringut. Ja et nagu te võiksite nagu sellel alal nagu rohkem tegeleda ja kui te soovite seda teha, siis tehke seda, sellepärast, et mulle tundub tegelikult, et juulikuu on selleks väga, väga hea. Ma vaatamegi siia nüüd paar siis selle rahakaarti, et kuna jutt läks nagu materiaalsuse peale ja siin ei ole tegelikult ühtegi materiaalsuse kaarti, siis vaatame, mida rahakaardid siis ütlevad. Võtame siit kaks kaarti. Võtame selle kõigepealt teistpidi, vaatame siis tere tulemast planeedile Maa, oled siin õnne otsimas. Ja teine kaart oli minu praegune lugu ei pea mõjutama minu tulevast lugu. Ma ennem, kui ma nüüd hakkan seda siit teiselt poolt lugema, siis vaadake täpselt see, minu praegune lugu ei pea mõjutama minu tulevast lugu. Minevikust lahti laskmine.
kõik see võitlus, need sisemised võitlused, uuesti sünnid, jõud, võitlete nende pärast, mida võib-olla ei ole vaja võidelda. Ja see kõik koondus siin, kuigi see on rahakaart. Vaatame siit siis edasi. Kui me räägiksime sinuga kohe pärast siia füüsilisse ellu sündimist, ütleks me tere tulemast planeedile Maa. Sa võid olla siin ükskõik kes, teha ja omada ükskõik mida ja sinu tööks, sinu elutööks on otsida rõõmu. Häid mõtteid mõeldes oled harmoonias sellega, kes sa tegelikult oled. Siin kaljul istudes sa leiad tegelikult selle, kes sa tegelikult oled. Ja jälle dubleerib nagu. Ja häid mõtteid mõeldes oled harmoonias sellega, kes sa tegelikult oled ja seega kasutad oma täielikku vabadust. Kõigepealt otsi rõõmu ja sinu areng on rõõmus ja külluslik. Lõpuks sa leiad selle tee maagiasse. See, mis puudutab esimest rida. Võtan ja loen selle siit ka siis. See, mis on, ei mõjuta seda, mis on tulemas. Välja arvatud juhul, kui sa pidevalt taas esitad lugu sellest, mis on. Mõeldes ja kõneldes rohkem sellest, kuidas sa tahad oma elu näha, lubad sa oma praegusel elul olla hüppelauaks palju rohkemale. Rääkides valdavalt sellest, mis on, liigud sa küll edasi, ent midagi uut see ei loo. Tulge sealt minevikust välja. Seda on jube raske teha. See on jube raske. See on olnud. Isegi juba see hetk, eile, varsti saab ka tänane päev õhtuks ja see on möödas. See on minevik. Ärme eietame seda. Ja me ei saa seal midagi muuta. Kui meil tulevad ette samad situatsioonid, siis hakkame meid parandama. Aga seda, et ma kogu aeg mõtlen seda, mis seal oli ja mis seal ikka ei olnud. Ja see on veel kõige hullem, kui me mõtleme seda, et mis minevikus ei olnud. No see on ikka päris paras karuteene teile endale. Sellepärast, et siis me mõtleme seda, mida üldse isegi ei olnud. Kui me mõtleme selle peale, mis seal minevikus oli, siis on see natukene parem variant. Nii, vaatame nüüd natukene siis selle peaingli kaartidega ka, et mis see juulikuu. Näete, absoluutselt tegelikult ei ole materiaalsust, tegelikult ei ole, praegu ma võtsin need rahakaardid, ei ole suhteid ja on lihtsalt ainult mina olen ja mina olen selle juulikuu keskmes. Nii, vaatame siis, mida näitavad äkki peaingli tarokaardid näitavad meile mingeid suhteid või kedagi midagi tulemas, ootamas. Ei tea, aga üldiselt juulikuus seda eriti ei ole. Kindlasti paljudel on, aga ütleme niimoodi. Nii, usalda. Usu endasse, kuula oma südant, tee seda, mis sulle rõõmu pakub. Jälle taas. Sina ise ja sina ise oled selle keskmes. Ja täpselt samamoodi jumalik juhendamine, elu mõtte otsimine, kaalu teistsugust lähenemist, ümbritse end tarkade õpetajate või sõpradega. Mis mul veel lisada on? Teie ja teie. Sina, mina olen juulikuu boss. Ja muuda see iseenda elu läbi nende mõtiskluste, mis te siin kalju peal olete, läbi nende meeletute transformatsioonide, läbi mineviku unustamise. Saa selleks, kes sa tegelikult oled ja saa selleks, kelleks sa tahad saada. Viska ära need maskid. Juba raske on seda vahest teha. Me kõik anname mingil määral. Mingites olukordades maske, visake need ära. Sellepärast, et ausalt öeldes teisi tegelikult ei huvita need maskid, mida teie kannate. Iseendale teete te ainult selle maski kandmisega halba. Võtan veel ühe kaardi. Siia sees ja mõõkade kuus tuli. Valgustunneli lõpus hinga kergendatult ja tee uusi plaane, kolimine või reisimine.
ja ma ütleksin selle reisimise kohta niimoodi, et kuna meil on siin nii õudselt külm praegu ja üldiselt tegelikult on ju olnud, sest see juunikuu oli ju ikkagi niimoodi, et tahtsin ikka väga jopet selga panna, aga mõtlesin, et ikkagi on ju juunikuu. Ja kindlasti minge ühesõnaga, kui teil on võimalik, reisimine on alati fantastiline, kui suuri, nagu selliseid, nagu mingit, vaateid ta ju elus avardab, eks ole, me läheme kuskile teise riiki, me näeme teist keskkonda, me näeme seda kultuuri, neid traditsioone, mis seal on ja see on ju alati väga positiivne ja kõikidele. Ja ühesõnaga ongi niimoodi, et see lõpetamine, mingi asi lõpeb läbi transformatsiooni ja te saate selle vabaduse, kui te teete läbi selle töö, mis siin ennem oli. Teate, ma ei taha küll seda halvasti öelda või halva pärast öelda, aga ma ütlen, et mul on tegelikult natukene hea meel, et tulid sellised kaardid. Sellepärast, et muidu on mul niimoodi, et ma panen alati kaarte, mis näitavad tohutut positiivsust ja sellist nii, et aga seekord tulid natukene teistsugused ja täpselt. Ja juulikuu, vaadake iseendasse, uskuge iseendasse, te saate hakkama. Ükskõik, millises situatsioonis te olete. Kas te istute seal kalju peal, kas te istute mõnusasti oma aias, peate pidu, tulevad mingid mõtted pähe. Mitte ükski mõte ei tule teile tegelikult lihtsalt niisama, aga samas üle mõelda ka ei tohi. Mis tohib ikka, aga see ei ole eriti hea. Nii, ma tegelikult võtaksin ühe selle kaardi, taaro kaardi veel juulikuusse ja siis võtaksin siis teisest ka. Nii, tuli siis siia sauade 3. Ma väga ootasin, et äkki tuleb mingi müntide kaart, aga kui ikka ei tule, siis ikka ei tule, eks ole. Vaatame, mis siis siit sellest teisest tarokaardist veel tuleb. Nii, vaatame, mis siit tuleb siis. Nii. Kaks surmakaarti. Surm ei tähenda absoluutselt mitte kunagi füüsilist surma, vaid see on väga suur transformatsioon. Ma soovin teile selleks juulikuu transformatsioonideks ülimalt suurt jõudu. Te leiate iseenda ja te võtate kinni sellest uuest teest. See üks sau ja need 2 saua on minevik, millest te ilmselt juulikuu jooksul lahti lasete ja te vaatate, tegelikult on siin taga päike, siin on kollane taevas, siit on kollast maad. Te olete seljaga oma mineviku poole. Ja te ei vaata enam sinna. Ja te võtate kätte selle uue teesaua ja lähete sinna kollase valguse poole. Kuigi siin eelnevalt ei olnud ka musti kaarte ja läbi väga suurte eneseotsingute juulikuus. Ja kõik. Ma lõpetan. Ma soovin teile imelist juulit. Need, kes lähevad laulupeole, kaasa arvatud ka mina, imelist laulupidu teile seal. Mina laulan ka valik segakooride ridades laupäevasel kontserdil ja loomulikult ka pühapäeval tavasegakooride ridades ja ühendkoorid ja kes seal kõik siis veel on. Imelist laulupidu teile ja kes vaatab telekast või kes sinna siis ei jõua, lihtsalt imelist iseenese leidmise juulikuud. Olge tublid, me saame kõik alati hakkama. Olen Auli ja mul oli väga hea meel teiega siin üle tüki aja olla. Aitäh ja kohtume. Ma arvan, et juba väga varsti järgmises videos. Tšau!